ma võitlesin depressiooniga, ma võitlesin skisofreeniaga, mul olid nagu kõik hirmud, mis üldse too hetk olla said. Ja see kõik oli sellepärast, et mind lihtsalt jälle hüljati. Et jälle oli see tunne, et jälle ma olen ilma jäänud kellestki. Seekordses saates kohtume Daliaga, noore naisega, kellel oli suur igatsus armastuse järele, kuid selleni jõudmiseks pidi ta minema läbi valu ja segaduse ning võitlema vale vaimsusega. Dalia, kelle hülgasid tema vanemad, kui ta oli väike laps, kasvas teadmises, et ta peab armastuse välja teenima, et end väärtuslikuna tunda. Iga uus suhe näis toovat õnne, kuid lõppes taas südamevaluga. Sisemine tühjus aina suurenes ning seetõttu hakkas ta vastuseid otsima selgelt nägijatelt ja erinevatest vaimsetest praktikatest. Kuid mida enam ta armastust otsis, seda kaugemale ta rahust triivis. Mina olen siis pärit mittekristlikust perest. Täna olen ma siis 28-aastane ja minevikus siis minu mälupildid algavad kuskil umbes 3. eluaastast. Et enne seda mul on lihtsalt teadmine, millist elu ma elasin. Ma olin väike laps, ma sündisin perre, kus ma tegelikult ei olnud oodatud laps. Mu vanemad ei olnud abielus, aga ma tulin, kuigi meie peres oli siuke üpris raske õhkkond, et alkoholism oli teema ja siuke pidutsemine. Ja siis ühel hetkel mu ema siis otsustas, et ta ei jõua, ei jaksa siin Eestis enam olla, et kõike oli korraga liiga palju ja ta otsustas, et ta läheb ära Hispaaniasse. Ta muidugi sellest mitte kellegile midagi ei rääkinud ja ma ei mäleta küll seda hetke, aga mu tädi on nagu siiani siis meelde mulle tuletanud, et ma nutsin väga palju, et ma väga igatsesin kogu aeg ema, et kus on ema, kus on isa, et ema isa läksid too aeg siis lahku. Isa läks vanglasse ja ema siis läks ära. Ja ma nutsin väga-väga pikalt, kuniks ma lõpuks siis harjusin selle uue keskkonnaga. Mind hakkasid kasvatama siis vanatädi, vanaonu ja vana-vanaema. Nemad siis olid kristlased, nii et nii palju on mul ikkagi kokkupuudet kristlastega, aga nemad mulle muidugi seda kõike edasi ei õpetanud ega ei andnud, et mis see nagu kõik täpselt on. Ma ei teadsin, et vanaema kogu aeg palvetab väga kõvasti, iga hommik. Ja nii ma siis kasvasin enda keskkonnas, seal ma kogesin väga palju armastust. Vanatädi viis mind iga aasta reisile, mul oli nii tore, ma käisin lasteaias, mul oli siuke soojuse armastus oli mu ümber kogu aeg. Ja siis ma sain 6-seks, kui mu ema tuli siis Hispaaniast tagasi. Et tal oli siis kaasas üks väike tüdruk, kes on siis minu õde. Ja ema siis võttis mind enda juurde tagasi elama, mis oli minu jaoks muidugi väga-väga suur muutus jällegi. Ja ma tundsin, et mul on nii raske jälle harjuda selle uue olukorraga. Aga ma tasapisi üritasin sulanduda sinna seltskonda, et mul oli rohkem nüüd inimesi ümber kui ainult mina, et oli veel üks väike õde, kes tahtis väga palju tähelepanu saada. Aga kuna mina olin ka sellest lapsepõlves ikkagi väga väikses eas ilma jäänud, siis mul tekkis siuke nagu armukadetusmoment, et miks tema saab nii palju ja mina ei saa. Ja siis ma hakkasin selle tähelepanu eest nagu päris palju võitlema. Ja mul tekkis millegipärast juba väiksest peale see tunne, et ma pean nagu hästi palju pingutama, et olla märgatud, et keegi paneks mind tähele, keegi kiidaks mind, keegi hindaks mind. Ja ma olingi juba 10-aastane, kui ma läksin ise tööle esimest korda. Ma hakkasin lehti müüma suvel ja kõik ülejäänud aastad ka kuidagi. Mul oli siuke tunne, et ma pean kogu aeg hästi palju tegema, et ma oleks nagu perekonnas väärtustatud. Ja siis mu ema kohtus mu kasuisaga, kes siis meid hakkas kasvatama, võttis meid kõiki lapsi omaks. Meid on siis kokku nüüdseks 4, et too hetk oli siis 3 last mu emal. Nad olid mõned aastad koos, olid ka 1 aasta abielus ja siis läksid lahku. Et me kolisime siis kasuisa vanemate juurde, kui see abielu ja lahkuminek siis toimus. Ma saan aru, seal käisid ilmselt mingid käärid läbi ja kõik ei ole nii lihtne, kui sa elad sellises keskkonnas, kus on väga palju rahvast. Aga mu ema siis kolis sellest majast välja, aga kasuisa otsustas meid lapsi siis kõik enda juurde jätta. Ja kuna see kõik oli jälle olukord nii uus, et meil ei ole nüüd siis ema. Ja kuna ma olin kogenud siis lapsepõlves sellist hülgamist, siis ma tundsin,
ma ei taha, et nüüd kasuisa meid ometigi hülgaks. Et kõige suurem hirm oli mul see, et ma ei taha jääda emaga, sest et ma ei tea, mis siis tulevik toob. Et ma usaldasin kasuisa, ma usaldasin nende perekonda ja ma tahtsin endast teha kõik, et seal perekonnas mind päriselt armastataks. Ja ma olingi siis 13, kui ma võtsin üle siis kõik ema kohustused. Ma hakkasin ise süüa tegema, ma hakkasin ise koristama elamist, ma käisin samal ajal ka koolis ja kuna ka koolis ma ikkagi tahtsin, et mul oleksid head hinded, et ma ei saaks kodus pahandada, siis ma õppisin ka koolis enamasti 4-5, kuniks siis tulid mingid perioodid, kui tulid mängu juba siuksed mitte kõige paremad sõbrad, alkohol, suitsetamine, peod, ma olingi kuskil 15-16, siuke teismeiga, kus ma hakkasin iseennast nagu avastama ja tekkisid siis esimesed suhted. Ja kuna Jumalat mu elus siis ei olnud, siis ma kohe otsisin nagu tähelepanu just nendest suhetest. Et see ongi olnud üks minu kõige suuremaid võitlusväljasid ja raskusi. Et ma läksin väga kiiresti suhetesse, ma klammerdusin väga kiiresti ja alati oli minu jaoks siuke esimene nagu suhtemärk see, et asi läks nagu füüsiliseks. Ja siis mul oligi, ma olin 15, kui mul tekkis siuke esimene armastus. Välismaalt tuli üks tudeng Eestisse lastele nii-öelda mingid üritusi korraldama. Ma sain temaga tuttavaks ja ma armusin temasse koheselt. Ta oli nii ilus, ta oli nii elegantne. Meil kõik toimus nii kiiresti ja läks kuskil pool aastat mööda. Ma avastasin, et tal on keegi neiu veel. Ja mul oli nii valus, ma küsisin ta käest, et miks, et kas sa ei armastagi mind siis? Ja siis ta vastas mulle inglise keeles muidugi, et aga sa oledki ju lihtsalt sõbranna, et ma võtangi sind kui lihtsalt nagu lõbu pärast, et meil on ju tore koos olnud, et meil ei ole midagi tõsist. Ma sain nii kõvasti haiget ja siis ta kolis ära välismaale. Ja kuna see hülgamishirm oli mul nii suur ja see hülgamisvalu, mida ma see hetk kogesin, siis peale seda ma tundsin, et ma pean enda pärast hakkama veel rohkem pingutama, et ma pean enda keha eest hoolitsema, ma pean kõike tegema, et mind päriselt hinnatakse ja väärtustatakse ja tahetaks nagu päriselt hoida. Ja mul läks see kõik nii ekstreemseks, see välimuse eest hoolitsemine, et ma olin lõpuks anorektik. Ma olin kuskil 48 kilo, kui mind pandi siis vaimuhaiglasse, toitumishäirete osakonda, ma pidin hakkama seal sööma, mida ma muidugi ei tahtnud teha. Ma võitlesin depressiooniga, ma võitlesin skisofreeniaga, mul olid nagu kõik hirmud, mis üldse too hetk olla said. Ja see kõik oli sellepärast, et mind lihtsalt jälle hüljati. Et jälle oli see tunne, et jälle ma olen ilma jäänud kellestki. Ja siis pärast seda siis kõik need suhted on olnud üsna sarnased, et väga kiiresti kokku, väga siuksed hästi kirevad tunded ja üsna tihti ma ikkagi tõmbasin ligi neid mehi, kes tegelikult mind päriselt ei armastanud. Et nad tahtsid mind nagu füüsiliselt. Ja siis see tegigi mulle alati iga kord haiget, kui oli jälle siis lahkuminek. Ja pidevalt ma olen siis alati tahtnud tähelepanu otsida inimestelt. Mu jaoks on alati olnud oluline see, mida inimesed minust arvavad. Et kõik see välimus, välja kutsuvad riided, pildid, kogu aeg otsisin kiitust, otsisin komplimente, et saada lihtsalt kinnitust, et ma olen päriselt väärtuslik. Et see välimine kest oli palju olulisem kui see, mis toimus minu sees. Ma olen Taaliat teadnud praeguseks peaaegu 10 aastat. Tuttusime ülikoolis, et algselt olimegi lihtsalt kursaed, mingid sellised meist sõbrannad, hakkasime rohkem aega veetma koos. Ja ma olen ka väga palju näinud nagu Taaliat erinevates eluetappides ja väga palju tema kasvamist ka aja jooksul. Aga kui ma vaatan tagasi seda aega, milline ta oli siis, kui me tuttusime, et siis seoses armastusega, et on näha, et tal oli seda puudu ja ta kogu aeg nagu proovis otsida seda ja otsida. Ja tema jaoks oli see seos see, et ta peab andma, võimalikult palju andma, ka ennast hävitades, ennast lõhkudes. Et see ongi see, mis on siis nagu armastus. Et ei olnud oluline, et kas nagu ta saab seda teiselt poolt vastu, vaid et oluline oli see, et kui ma annan ja annan, et siis see tähendab seda, et ma olen hea. Kuskil 4-5 aastat tagasi
oli mul siis ka üks suhe, mis oli samamoodi sihuke väga raske. Inimene oli alkohoolik, ta mõjutas muidugi väga palju mind ka, ma hakkasin ise ka hästi palju jooma tema kõrval, et meie normaalsus oligi see, et me jõime koos kogu aeg, kui me nägime, et kaine olek oli meie jaoks sihuke nagu täiesti võõras või välistatud. Ja ma mäletan, et sellel noormehel oli väga mitu teist naist veel, kellega ta suhtles see aeg. Aga kuna minu jaoks oli hullem see, et mind hüljatakse, kui see, et lihtsalt mind petetakse, siis ma pigem olin nõus taluma seda, et ma olen selles raskes suhtes, kui see, et ma jään jälle üksi. Ja ma hoidsin sellest kramplikult ikkagi kinni. Ja ma arvasin, et mida rohkem ma pingutan, mida rohkem ma endast annan, siis on äkki lootust, et see inimene hakkab mind rohkem armastama. Kuigi praegu ma ütlen, et selle armastusest ei olnud tegelikult juttugi. Ja ma tundsin, et see suhe viis mind nii musta auku. Ma ei tohtinud mitte midagi teha, ma ei tohtinud kuskil käia, sellepärast, et kogu aeg oli hirm, et äkki ma jään kellegile silma. Ja kogu aeg oli sihuke pidev kontroll. Tegelikult see inimene lihtsalt ise pettis ja ta ei tahtnud nagu seda siis välja näidata. Ja proovis panna just kui minu peale siis seda, et mina teen kõike nagu valesti. Siis ma otsustasin, et okei, ma pean sellest suhtest vist välja tulema, aga ma ei julgenud seda sammu teha. Lihtsalt ei julgenud, aga ma olin täielikus ahastuses, ma kogesin pidevalt luupainajaid, nägin kogu aeg unes, kuidas keegi tuleb ja kägistab mind. See oli iganädalane. Mul juba oli hirm isegi magama jäädes, ma tundsin, et keegi lihtsalt on kogu aeg öösel koos minuga, mingi kuri vaim. Ja lõpuks ma siis ahastuses, kui see noormees mind hülgas, ütles, et tema tahab nüüd pausi, helistasin emale. Ütlesin, et kuule, et nüüd ma ei tea enam, mida teha. Et ma ei suuda siit olukorrast praegu lihtsalt ise välja tulla ja ma ei tea, mida edasi teha. Et tule mulle appi. Ja siis ta ütles mulle, et ma ootasin seda telefonikõnet. Ma ootasin, kuna sa mind nagu appi kutsud. Siis ma ütlesin, et tule ema külla. Ta võttis kaardid muidugi kaasa. Et ema on mul siis terve elu tegelenud kaartidega enamus ajast. Ja siis ma mõtlesin, et okei, et see on üks lahendus. Et siis ma kaartide kaudu siis näen, mis on see õige otsus, mida teha. Kas praegu siis tõesti punkt panna sellele suhtele või pingutada veel edasi. Ta pani kaardid, ütles, et tõesti see olukord on halb, tuleb uus nagu ja parem. Usaldasin siis neid kaarte, aga minu sisse ei kripeldama veel see tunne, et midagi on veel puudu. Ja ma mõtlesin, et olgu, et ma lähen siis selgeltnägija juurde, kes on nagu päris professionaal. Et ma tundsin, et see nagu tühimik järjest enam nagu hakkas minu sees kasvama. Tahtsin teada rohkem ja rohkem ja rohkem. Ja ma hakkasingi käima. Ja mu ellu tuli siis samal ajal üks noormees, kelle kohta selgeltnägija justkui nagu kiitis heaks, et kõik on nagu väga õige ja hea energia. Aga see oli tegelikult üks minu kõige õpetlikumaid suhteid üldse, mis pani minu hülgamise päris korralikult proovile, selle hülgamishirmu. See inimene jättis mind väga tihti üksinda. Ta ei osanud mind õigesti armastada, mis siis, et ma proovisin igatepidi väljendada, mis on minu soovid, mis on minu nägemus suhtest. Ja meil muidugi kõik liikus väga kiiresti. Hästi kiire areng oli, kuigi tal oli ainult üks suhe nagu eelnevalt olnud, mis näitas mulle usaldusväärsust esimest korda. See oli see, mille külge mina tegelikult klammerdusin. Ma olin nõus kõige muu osas silma kinni pigistama, aga ma uskusin, et tema mind ei hülga. Ja siis tulid esimesed raskused, siis ta hakkas väga tihti ära põgenema, jättis mind mitmeks nädalaks üksi. Ma olin ahastuses kodus, lihtsalt nutsin ja nutsin, see oli minu kõige suurem valukoht. Ja siis lõpuks see noormees otsustas minna Austraaliasse, ilma mulle muidugi alguses ütlemata. Ja ma olin muidugi šokis, aga ma ütlesin, et olgu, ma tulen sulle järgi. Siis ma läksingi talle järgi. Aga see suhe muidugi ei läinud seal kuidagi paremaks, me jõudsime vahepeal veel korra isegi lahku minna. Mul siis tekkis isegi siuke nagu uus energia justkui või siuke tasapisi ma hakkasin lahti laskma sellest suhtest, aga Austraalias me läksime uuesti kokku. Ja see aeg ma panin ka kogu aeg kaarte, sest see suhe oli minu nii suur kinnisidee, et ma tundsin, et nagu see on ainuke asi, mis mind juhatab, mis mind nagu õigele teele viib, mis aitab mul otsuseid teha, sest ma ise enam ei suutnud neid teha. Üks kohtumine muutis aga kõik. Kui Dalia oli sattunud suurde depressiooni ja segadusse, kohtas ta inimest, kes rääkis talle tõtt. Seda,
et maailm, mida ta järgis, oli vale ning tõeline vabadus on ainult Jeesuses. Kui ta lõpuks otsustas kaardid ja kristallid kõrvale jätta, koges ta võimsat vabanemist ja andis oma elu Kristusele. See otsus sai tema uue elu alguseks. Ja siis ma töötasin ühes poes too aeg, kuhu tuli minu juurde üks noormees minuga jutustama. Kuidagi meil oli siuke hea klapp vestluse mõttes, et ta soovitas, ta ütles mulle, et tal on vend Austraalias, et võib-olla kui sa talle kirjutad, et siis saad mingeid soovitusi, kuhu tööle minna ja nii edasi. Ma olin nagu ikka, et see on hea mõte. Ja siis kuidagi läks meil jutt selle peale ka, et ma panen kaarte. Ja siis ta vaatas mulle tõsise näoga otsa ja ütles, et see, mis sa teed, see on täiesti vale. Mis sa nalja teed või? Ma ju tean, see aitab mind. Ma proovisin igatepidi teda nagu ümber veenda, et ma nagu tean, et see aitab, et ma võin sulle tõestada, ma võin sulle lugusid rääkida, kuidas see kõik on mind juhtinud ja täpselt need vastused, mis ma olen saanud, ongi täpselt nii läinud ja siis ta ütles, et ei, et see on okultism, tule risteele, tule ristekogudusse. Ja ma ei saanud siis tol hetkel mitte midagi aru, ma olin nagu okei, vale, no ma panen selle kõrva taha, et mul on praegu küll kiire, ma pean minema Austraaliasse, aga ma võib-olla tulen kunagi. Ja siis sinna paika see jäigi, see mõte, läksin Austraaliasse ilma kaartideta. Ma otsustasin, et olgu, ma kuulan tema nõu, ma ei kasuta enam kaarte. Läksin Austraaliasse, me läksime selle noormehega uuesti kokku. Seal hakkasid jälle raskused pihta, tülid, erinevad võitlused. Ostsin jälle endale kaardid. Mõtlesin, et ma ei saa lihtsalt muud moodi, ma tahan neid vastuseid, ma ei suuda nagu ise. Ja siis ma ostsingi need kaardid. Umbes poole aasta pärast me siis tulime ikkagi Austraaliast tagasi, sest tema otsustas tulla. Tema tahtis siis muidu ikka lahku minna, aga ma olin nagu, ei, ma ei suuda, et me oleme nii kaua juba koos olnud, et ma tulen sinuga Eestisse järgi. Ja siis ma tulingi Eestisse, aga mu sees oli toimunud mingisugune nii suur emotsionaalne krahh selle kõige tülide ja nende asjade pärast ja see eemalolek perekonnast, et ma olin 2 kuud lihtsalt depressioonis. Ja siis tasapisi üritasin endale tööd leida. Leidsin, aga see kaardipanek muidugi sellega ei lõppenud. Et kui ma nüüd vaatan tagasi, et ta proovis armastust iseenda väärtust ongi leida pideva andmisega ja ta oli suhetes nii mehe kui ka naise eest, et ta proovis täita kõike rolle, et oligi, et ta nagu nägi seda, et kui teine inimene tõukab eemale, siis tema jaoks see seostus kogu aeg armastusega. Et mida rohkem selles mõttes teine inimene tõukas seda eemale, ta tundis, et ma pean ennast kogu aeg tõestama ja rohkem tegema ja lõppkokkuvõttes ta jõudis sinna kohta, kus tegelikult sai talt küsida ka, et kas see siis on armastus, mida see teine inimene sulle annab. Ja ta jõudis ka, et peab ju olema selles mõttes, et mul on nagu tunne, et kui ma nagu annan, et see peab ju siis päris armastus olema, aga vastused ta seda tegelikult ju ei saanud. Ja siin on ka näha seda, et mis peamiselt oli puudu, oli tegelikult just sisemine rahu ja iseenda armastus. Et ta prooviski seda lihtsalt kõike nagu täita läbi teiste inimeste. Ja kaardipanek ei lõppenud sel hetkel. Ja siis ma tundsin, et ma vajan midagi enamat. Et ikkagi mul oli usk nendesse kaartidesse ja ma tahtsin seda teha järjest rohkem ja rohkem. Aga see pöördepunkt tekkis sellisel hetkel, et ma tundsin, et see kaardipanek enam ei vii mind sinna suunda, kuhu ma tahan minna. Et ikkagi on raskus, ikka on see depressioon, ikka on see ärevus, teadmatus tuleviku ees. Ja ma mõtlesin, et ma tahan süvitsi minna sellega. Mul oli muidugi kristalle hästi palju kokku ostetud ja ma mõtlesin, et aga kõik need, kes tegelevad nende kaartidega, nõiad, et ma tahaks ka sellist elu, nagu nemad elavad. Et nad on kõige selle põhjal enda elu üles ehitanud, inimesi aitanud. Ma tahan ka seda teha. Et äkki see ongi see suund, kuhu ma pean liikuma. Ja ma otsustasin, et ma kirjutan sel teemal raamatu. Et kõik need kristallid, kaardid, kogu oma teekond, kuidas kaardid on mind juhtinud. Ja ma töötasin siis Levises. Sain sinna tööle, kuigi too aeg ma veel suhtlesin selgeltnägijaga ja mulle öeldi tegelikult, et ära sinna tööle mine. Et seal sa tunned üksindust.
aga see üksindus oli tegelikult just see, mida ma vajasin. Mul oli teine töökoht veel, nagu paralleeliks, kuhu minna, aga ma otsustasin ja minu sisetunne ütles, et just see, mida selgeltnägija ütles, et ära sinna mine, mina tundsin, et ma pean sinna minema. Ja seal toimus ka täielik pöördepunkt kogu kaardimaailmas. Ühel päeval, kui ma läksin tööle, ma teadsin juba, et ma tahan raamatut kirjutada. Mul olid need mõtted keerlesid peas. Mul hakkas ninast verd jooksma töö juures. Ma läksin taha ruumi, seal oli raamat, ühe selgeltnägija raamat, ma vaatasin seda, imetlesin seda, et täpselt sellist asja ma tahangi teha. Et nagu täpselt nagu see ongi see, mida mina tahan teha. Ja siis samal hetkel ma tundsin, kuidas mul hakkas nii halb. Nagu ma vaatasin, et see raamat on küll nii ilus, aga midagi on sellest nii valet. Ma ei saanud aru, kust kohast see tuleb. Ja siis mul järsku meenus see, kui enne Austraaliat see noormees tuli mu juurde ja ütles, et see, mis sa teed, on vale, tule ristteele. Siis ma olin nagu okei, ma pean talle nüüd kohe praegu kirjutama. Kirjutasin talle pika loo ära. Ja siis ta saatis mulle väga palju kirjakohti, kõik, mis on siis nõidumise ja kaardipaneku ja kõige selle ebajumalate vastased. Ja ta ütles, et tule sinna, et seal on veel sinusuguse taustaga inimesi, kes on pääsenud Jumala abiga. Ja siis ma otsustasin, et olgu, ma tulen. Ja siis ma läksingi ristteele. No Taaliaga minu esimene kohtumine oli hoopis mitte päriselt nagu koguduses, vaid hoopis telefoni teel. Ma mäletan, kui ta helistas mulle ja ma ei teadnud temast midagi ja ta oli siis ühe koguduse liikme kaudu saanud telefoni ja tahtis nagu küsida mingeid küsimusi. Ja ma sain aru, et telefon teil kunagi täpselt ju ei tea, et kus siis inimene täpselt on ja mis tema niisugune huvi päriselt on. Ta oli seotud, ta nagu tunnistas ka erinevate ikkagi vaimsustega, väga selline kirev minevik just nagu sellise võib-olla siis jah, erinevate vaimsuste poole pealt ja seal nagu päris täpselt ju kunagi ei tea, kus siis inimene on, mis ta huvi on, kas see huvi Jumala vastu on kuidagi moodi siis selline siiras huvi pöörduda siis ära nendest erinevatest vaimsustest või siis kuidagi moodi lihtsalt olla nagu uudishimulik. Aga tegelikult selle vestluse kaudu oli nagu selgelt aru saada, et seal on ikkagi nagu selline, käib nagu selline vaimne võitlus päriselt tema elu üle ja ikkagi me jõudsime väga kiiresti Jeesuseni ja Jeesus ei olnud talle sugugi võõras nimi ja sellest juba sai nagu järeldada, et inimene on nagu jõudnud palju kaugemale ja selle koha pealt nagu niisugune väga lootustandev ja väga ka ma julgeks julgustav vestlus, ma usun tema jaoks, aga võib-olla ka minu jaoks, et inimesed niimoodi nagu jõuavad oma otsingutega ikkagi Jeesuseni ja siis edasi me leppisime kokku, ma arvan, me võib-olla meil oli veel mõni telefonikõne või mõned sõnumid, aga siis me juba kohtusime ristteel, ma mäletan niimoodi esimest korda, kui ma ta nägin ja see oli ka selline, ikkagi oli aru saada, et ta nagu otsib, seal on võitlused, seal on sellised eluraskused, just enne kõike, mis on olid seotud, need võitlused olid seotud tema ka ikkagi raske ja keerulise lapsepõlvega, suhetega, peresuhetega ja siis erinevad sellised vaimsused, millesse ta siis oli sattunud elu jooksul ja kust nagu vastuseid otsinud ja lahendusi otsinud. Ja need ei ole kunagi kerged võitlused. Aga ma ütleks nii, et sellel hetkel, kui ta ikka kogudusse tuli, oli aru saada, et on nagu selle suunamuutust teinud ja see huvi on väga siiras ja temaga sai nagu rääkida tegelikult hästi avatult sellest siis, kes on Jeesus, mida tähendab elu Jeesusega ja kõik see pool, et selles mõttes see oli nagu minu niisugune esimene kohtumine ja sealt edasi hästi palju sellist vestlust, sõnumeid, mu abikaasa siis ühel hetkel tuli ka talle nagu toeks ja siis juba tekkisid nagu teised suhted ka koguduses ja see oli ikka niisugune ilus teekond algas sealt. Ma läksin kogudusse esimest korda, ma mäletan, ma tundsin ennast seal väga üksildasena alguses, et mul oli küll see noormees, keda ma teadsin seal, et ta oli ka muidugi suhteinimene, abikaasa,
aga ta oli selline hästi nagu hoolitsev kõigi suhtes, mis oli nagu hästi tore, et ma tundsin, et ta on vähemalt nagu see üks inimene, keda ma tean. Et see on nagu koht, kuhu ma tulen, et ma ei ole päris üksinda. Ja siis ta juba tegi mind tuttavaks pastoriga ja teiste inimestega seal kogudusest. Ja siis jagasin pastorile siis oma lugu. Ta andis muidugi telefoninumbri esialgu ja siis me telefonis rääkisime. Ma rääkisin kogu oma loo ära. Meelis tegi siis mulle päästepalve. Meelis on siis minu koguduse pastor. Ja siis hakkaski pihta minu see teekond. Ma tundsin, et ma pean hakkama kindlasti iga pühapäeva käima kirikus. Ma ei saanud muidugi iga pühapäeva töö tõttu käia, aga ma tundsin, et see uus suund on õige. See oli muidugi ka väga-väga raske alguses, sest ma tundsin, kuidas see vana maailm tahab mind nii tugevalt tagasi tõmmata. Ma tundsin rünnakuid läbi unenägude. Mul hakkasid selgeltnägijad tulema unenägudesse, panema mulle kaarte ja rääkisid ka sellest, kuidas see suund või kuhu sa praegu liigud, see on vale. Igatepidi proovisid mind nagu tagasi tõmmata aga mina tundsin, et ei, et ma jätan kõik kaardid selja taha, ma põletasin oma raamatud ära, viisin oma kaardid kõik igale poole ära, mingid kristallid, asjad matsin kuskile maha, et ma tundsin, et ma tahan kõigest vabaneda. Iga avatud uks oli minu jaoks väga oluline kinni panna. Ja ma tegin seda täpselt nii, nagu Meelis mul palus teha. Ja alles siis ma hakkasin kogema, kuidas Jumal hakkas mind kõnetama. Meil oli alfakursus ja alfakursusel ma sain siis aru, kes on Jeesus, mis on piiblitõed. Hakkasin õppima kõike seda, mis on õige ja mis on tõde. Ja see aeg oli nii tore, see oli nii ülesehitav ja ma mäletan nii selgelt, kuidas üks neiu tuli ka siin alfakursusele teisest kirikust ja ta rääkis, kuidas ta ükskord palus, et Jumal teda kõnetaks või puudutaks kuidagi. Ja siis ta ütles, et kuidas ta koges, et Jumal päriselt nagu justkui füüsiliselt puudutas teda või tundis siukseid silitusi. Ma ütlesin, ma tahan täpselt sama kogemust. Ma tahan ka, et Jumal mind nagu kõnetaks. Et läksin õhtul koju alfakursuselt. Ma ütlesin, et Jumal, kui sa oled päriselt olemas, siis palun näita mulle ennast. Ja siis ma olin tükk aega vaikuses, mingi minut 2. Ja järsku ma kuulsin, et hakkasid kirikukellad lööma, kell oli 2 öösel. Ma tundsin, et see oli palvevastus. Läks natuke aega mööda, ma hakkasin tänama Jumalat ja tulid uuesti kirikukellad. Ma siiani ei tea, kas oli mu enda peas või päriselt kuskil lõid kirikukellad, aga see oli nii selge märk. Ja kusjuures vahetult enne seda veel suvel ma palusin ka Jeesust appi, kui ma olin just liikuma hakanud usuteekonnale. Ma ütlesin, Jeesus, kui sa oled olemas, lihtsalt tule palun appi, et ma ei suuda enam siit olukorrast praegu üks edasi minna. Ja see oli veel suvine aeg ja ma mäletan, vaatasin taevasse, kuhu ilmus ristikujutis, mille kohalt lendas niimoodi Jeesuse kuju, nagu siuke inimkeha. Ja mul on sellest isegi pilt alles, et see oli nagu nii eriline hetk, et ma tõesti tundsin, et jah, et see on praegu mulle selge märk, et Jeesus tuli mulle appi. Siis ma tajusin seda, et minu sisse tuli mingi julgus avada ja rääkida enda muredest. See oli ka see murdepunkt, kus Jumal hakkas mu sees nii tugevalt tegutsema, et ma sain aru, et see suhe, kus ma olen, et see ei ole õige koht. Kui ma hakkasin palvetama Jumala poole, et kas see noormees, kes on praegu minu elus, kas ta on mulle õige, et kas meil on üldse mingit lootust nagu tuleviku suhtes, siis mul tuli kogu aeg kirjakohad orjaikest. Ma muidugi alguses ei tahtnud neid sõna kuulda võtta. Ma mõtlesin, et äkki see on lihtsalt kokkusattumus. Neid tuli veel ja veel ja veel. Ja kui me siis selle noormehega ükskord nagu maha istusime, mu enda südames oli see selgus, et kindlasti ma valin Jeesuse. Et kas tema tuleb sellega kaasa või mitte, aga ma lähen edasi Jeesusega. Tema ka siis tuleb minuga Jumala nagu teekonda kaasa või me lähme lahku. Ja meil oligi see vestlus ära ja tema otsustas, et see suund, mille ma olen praegu võtnud, et seda on natukene liiga palju. Et üldse kõik oli kuidagi nii nagu vale või ta ongi meid viimasel ajal pigem võtnud kui sõpru. Ja talle ei meeldinud see, kui ma palvetasin või kuulasin mingeid ülistuslaule. Et küsis ka, et mis jama sa kuulad. See tegi mulle nii suurt valu ja ma otsustasin, et siit edasi ma ei saa nagu liikuda koos. Ja seda ütles mulle ka Meelis korduvalt, hoiatas, ütles, et see on sinu viimane võitlusväli praegu. Need suhted, et kõik uksed kinni panna.
ja kuna too aeg siis me elasime ka füüsiliselt muidugi koos, füüsilises suhtes, siis ma sain ka sellest aru, et see on vale. Ma pidin ka selle ukse kinni panema ja see oli see üks asi, mis talle ei sobinud või kuidagi oli raske vastu võtta. Ja siis me läksimegi lahku. Aga esimest korda ma tundsin rahu. Ma ei hakanud nutma. Ma ei läinud endast välja. Ma ei hakanud mõtlema mingeid ennast hävitavaid mõtteid, sest varasemalt ma olen ikka tahtnud teha enesetappe ja igasugused suitsiidsed mõtted on läbi käinud, kui on olnud hülgamine, aga esimest korda ma tundsin rahu ja rõõmu. Ma tundsin, kuidas Jeesus hakkas päriselt mind nii tugevalt armastama peale seda otsust. Siis ma tundsin siuke nagu mingi üleloomulik rahu täitus minuga. Ja ma hakkasin hästi palju uurima piiblit, hästi palju sukeldusin lihtsalt kõige selle sisse, mis on õige. Ja ma tundsin, kuidas see kõik täidab mind, et mul ei olegi mitte kedagi vaja. See hetk, millal ma sain aru, et Jumal tegutseb Taaliaga, no see oli sellest esimesest telefonikõnest, et ma sain aru, et tegelikult seal nagu toimub mingisugune protsess, Jumala vaim juba teeb tööd ühe inimese sees, ilma et mina teda üldse nagu oleks teadnud. Ja kõik need järgnevad nagu kohtumised, vestlused, et seda oli nagu näha, et Jumal on teinud, et seal ei, minu meelest kõige hämmastavam ongi nagu näha, kuidas Jumal tegutseb inimeste eludes ja muudab, et vahel võib-olla me tahaks inimest öelda, et näed, mina nagu aitasin muutuda või muutsin midagi inimese elus, aga see, mida Jumala vaim teeb, et ma olen nagu hämmastunud, on just nagu ka Taalia elu jälgides natuke rohkem nüüd kui aasta jooksul, et ma pean tunnistama, et ma vist ei ole näinud oma elus kellegi elu nagu selliselt niimoodi muutumas ja niimoodi kasvamas kedagi nagu Jumalas, nagu Taalia on selle aasta jooksul, et see on nagu Jumala vaimu töö, kus ma olen nagu kõrvalt olnud tõesti nagu hämmastunult vaadanud, et ja vestlused, mis on olnud temaga, et ma saan aru, et seal Jumala vaim kogu aeg nagu teeb midagi ja ei tee niimoodi nagu, on mingid hetked, mis on nagu sellised võib-olla nagu suuremad hetked ja kus nagu Jumal avab midagi ja siis on, kus nagu niimoodi vaikselt kogu aeg natukene jälle ja see teadmine ja teadvus Jumalast, Jumala vaimu tööst, et see kogu aeg nagu üha rohkem jõuab nagu jõudis temani ja tegelikult läbi tema nagu tuleb nagu esile. Mul tuleb meelde meil oli üks koguduse koosolek ja meil on koguduses inimesed, kes on sünnist saati olnud kristlased ja sellised päris nagu erinevad teemad olid seal aga pärast ja päris võib-olla nagu tõsised teemad ja ega pärast nagu keegi ei tulnud ka nagu et oli ka selline võib-olla küsimuste või et kui keegi tahab midagi öelda aeg. Taalia oli see, kes siis nagu tõusis püsti, tuli ette ja jagas nagu sellise küpsusega nagu koguduse ees, mis on nagu oluline ja just täpselt sellest, et oli selleks hetkeks on, me võime öelda natuke üle poole aasta võib-olla, eks ju, siis nagu tundnud Jumalat või kristlane jagas patu tunnetusest, kuidas patt tuleb maha panna, kuidas tänulikkus on oluline ja mismoodi me peame nagu tegelikult selle fookuse panema õigesse kohta, kuidas mingid asjad tuleb maha panna ja mismoodi tuleb. Rääkis nagu patust nii nagu vahel nagu kristlased, kes on nagu aastakümned ei taha puudutada seda teemat. Et see hämmastas mind tol hetkel nagu väga. Ja ma mäletan, ma tundsingi ennast igapäevaselt nii õnnelikuna Jeesuses. Ma hakkasin palvetama. See oli minu igapäevane tegevus. Ma tundsin, kuidas palved päriselt töötavad. Jumal hakkas mind kirjakohtadega kõnetama. Andis unenäo ilmutusi. Mu ümber tekkisid kristlased, sõbrannad, kes olid nagu päriselt kristlased olnud kogu elu. Ja ma tundsin, kuidas nad ehitavad mind hästi palju ülesse. Ma mäletan, et keellessil mul veel tekkis kõrvale üks usuvend, kes hakkas mind väga-väga palju julgustama. See oli kuskil märtsikuus siis. Ja ta julgustas, ta saatis mulle kirja kohta hästi palju. Ja tema oli see üks inimene, kes noomis mind kogu aeg, et hoia meestest eemale, hoia pilk ainult Jeesusel. Ja kui sa meest hakkad otsima ainult kristlaste seast, et ära vaata nagu orjaike poole, et lihtsalt lase kõigest sellest vanast lahti. Ja ma kuulasin teda, ma võtsin seda tõsiselt ja ma otsustasingi juba talvel, et kuni sügiseni ma meest ei otsi või meest enda kõrvale
ei vaata, et ma tahan olla ainult Jeesuses. Aga millegipärast aprillikuus mul ikkagi tekkis sihuke õhtuse palve ajal sihuke ahastus südamesse, et Jumal, aga kas ma nüüd jäängi üksi, et kas see ongi sinu tahe, et ma jääksin üksi või on ikkagi sinu jaoks keegi, sinul minu jaoks keegi, kes on mulle mõeldud, issand. Palusin seda, nutsin ja siis järgmisel hommikul läksin ristteele, pidin veel süüa tegema hommikul ja ma sain sellise ilusa kirjakoha Piibel plussi äppist Hosea 2.21. Ma kihlan sind enesele igaveseks ajaks, ma kihlan sind enesele õiguse ja kohtu pärast. Ja see kirjakoht täitis mind sellise rõõmuga. Ma olin nii õnnelik, nii õnnelik, see oli lihtsalt nii kirjeldamatu rõõm. Mu sisse tuli rahu, justkui nagu palve vastus oleks olnud. Aga see ei olnud veel kõik. Täpselt samal päeval tuli mu juurde üks noormees, kellega ma olen juba varem põgusalt suhelnud, lihtsalt mõtteid vahetanud usuteemadel, ta lugu käinud kuulamas, aga mul ei tekkinud nagu kordagi sellist tunnet temaga või sellist mõtet, et ta võiks nagu olla mulle keegi. Aga millegipärast see hetk, kui me temaga too päev nagu kohtusime, ta ise tuli esimest korda minuga rääkima. Ma sain nagu siukse nooletabamuse südamesse. Ma tundsin, et appi. Minu sees toimub midagi, ma ei tea miks, aga see inimene meeldib mulle väga. Ja siis me hakkasime rohkem suhtlema. Ma hakkasin teda julgustama usus. Jumal hakkas mulle nii palju andma tema kohta, mille pärast palvetada. Ja ma võtsingi tema siis palvesse. Jagasin oma siis usukaaslastega, et mul on siuke inimene tulnud südamesse ja ma ei tea, mida teha. Ja tegelikult ma sain väga palju kinnitusi, et on väga hea südamega inimene ja usalda seda kõike ja mine ta juurde avama süda. Aga mul oli nii raske seda alguses teha. Siis ma teadsin, et kõik need hülgamiskogemused, mis varem on olnud, et ma ei julge seda sammu uuesti teha. Ja siis läks aega mööda, päris mitu kuud, suhtlesime vaikselt. Ja siis see noormees otsustas, et tema teeb 3-päevase veepaastu, et Jumal kõnetas teda selles osas juba ammu. Mõtlesin, olgu, teeme challenge, ma teen ka. Tegin ka ja see oli minu jaoks nagu täiesti elu muutev paast. Esimesel päeval juba ma tundsin, kuidas Jumal tahtis mind tegelikult puhastada. Ta ilmutas mulle, et mul on vaja vabaneda liigsest tähelepanu soovist. Mul on vaja hakata keskenduma sellele, et olla Jumalale meelepärane, mitte inimestele. Ma hakkasin pilte kustutama, mis olid liiga paljastavad. Mingisugune täielik muutus toimus selle esimese päevaga juba. Pidasin ilusti vastu ja teisel päeval ma tundsin, Jumal ütles, et ma olen sind puhastanud. Ja siis teisel ja 3. päeva siis öösel ma nägin unenäo ilmutusi selle noormehega, kuidas me kallistasime hästi pikalt. Meie vahel oli mingi hästi suur armastus tekkinud ja 3. päeva ööl ma nägin siis unes, kuidas ta küsis, et kas me siis liigume koos edasi. See oli siis läbi Messengeri. Ja kõik need ilmutused, mis Jumal andis, läksid ka pärast täide. Kuigi need ilmutused tulid nii, et ma ei olnud oma südant ise kavanud. Ja siis, kui see paast oli läbi, avasin talle oma südame. Ta muidugi alguses ehmatas, nagu siuke väike ehmatus. Ja ta seletas ära, mis on tema nagu nägemus suhtest ja ta on päris pikalt olnud üksi, juba mitu aastat palvetanud, ootanud. Ja ta ütles lihtsalt viisakalt, et väga armas sinust, aga võta nüüd meie teema siis palvesse ja vaatan, et kui see on ka Jumala tahe, et siis vaatame, mis saab. Ja siis tasapisi hakkasime suhtlema, rääkima, teineteist tundma õppima. Ja läkski mingi paar nädalat mööda, kui ta ütles, et ma nüüd näen, et minu palved on Jumala poolt kuulda võetud. Ma olen 3 aastat palvetanud sellist naist nagu sina. Ja sina oledki minu palvevastus. Ja see oli nii ilus hetk, see oli nii eriline hetk ja sellest hetkest me saime kohe aru, et me liigume nüüd koos edasi abielu suunas. Ja see on olnud minu unistus terve elu abielluda. Aga kõik varasemad suhted, inimesed, mehed ei ole suutnud nagu hinnata seda abielu väärtust, et mida tähendab abielu. Nende jaoks on olnud see lihtsalt paberi määrimine, aga tegelikult ei. Abielu ongi kõige alus. See on kõige tähtsam suhtes, et olla suhtes inimesega, kellega see on igavikuline. Mind konkreetselt ei üllata see, kuhu ta on jõudnud omadega. Mul on väga hea meel, et ta
on leidnud rahu. Ja seda on nagu näha, et kuidas ta särab, ta on nagu õnnelik, ta räägib iseendast, ta räägib oma suhetest, ta räägib armastusest, ta räägib Jumalast, ta jagab ennast palju rohkem. Et kui ma võtangi seda, milline ta oli varem, siis ta oli siiski nagu, et ta keskendus hästi palju teistele, et ta on, ma näen, et on nagu aru saanud ka seda, et jah, jagamine on väga oluline, aga samas armastus on siiski kahepoolne. Ja samas on see, et see on väga palju, sa pead ise ennast puhastama. Ja see on see, mida ma olen näinud, et mis on muutunud ja eriti suur muutus on olnud viimase aasta jooksul, kui Taalia hakkas kristlaseks ja lasi ennast ära ükstida. Ja meil oligi siis väga kindel selge teadmine, et nüüd me liigume koos abielu suunas. Et see ongi nii ilus nagu kristluses, et ei ole sükest asja, et me nüüd niisama vaatame, et kuhu see suhe viib, et oleme aasta 2 või isegi 10 aastat koos ja siis võib-olla abiellume. Et Jumal ikka selgelt hoiatab selle eest, et hoiduda hoorusest ja meie eesmärk oligi see hoida puhtust kuni abieluni. Nagu sul on juba keegi südames, siis ilmselgelt on see nagu väga, väga raske nagu olla teineteisest nagu eemal, aga meil oli ikkagi mõlemal südames Jumal esikohal ja prioriteet. Ehk siis läbi raskuste võiduka lõpuni. Et me suutsime hoida puhtust ja alistuda Jumalale. Et see oli meie nii-öelda ühine soov. Ja tänaseks ma siis olengi selle imelise noormehega abielus. 27. septembril abiellusime ja see oli minu unistuste pulm. Nii et kõik läks täpselt nii, nagu pidi minema. Ma jagasin seal ka oma tunnistuslugu, kuidas me kohtusime, see on veel väga-väga pikk lugu, aga see oli konkreetselt Jumala juhitud suhe. Et ma olen nii tänulik Jumalale sellise kingituse eest. Et see on inimene, kelle sees on päriselt armastus, kes nagu päriselt hindab seda, kes ma olen seespidiselt, mitte ei vaata seda, kes ma olen väljast. Et ilmselgelt ta on öelnud ka mulle, et ma olen igatepidi talle õnnistus ka välimuselt, aga tema nägi minu südant. Tema nägi minu armastavat siira ja õrna südant, mida ta ütles, et ta tahab hoida nagu vati sees. Seda ma tunnen. See armastus on lihtsalt nii ülevoolav. See Jeesuse armastus on lihtsalt nii üleloomulik, nii teistmoodi, et ma ei ole mitte kunagi niisugust tunnet kogenud. Ja ma ise tunnen iga päevaga järjest enam, et see, mis väljaspool toimub, et ma ei pea enam tõestama enda väärtust teistele, et oma tegudega või kuidagi välimusega silma paistma, mis iganes, et kuidagi kõik need väärtushinnangud on nii teistmoodi. Et ma tunnengi, kuidas püha vaim on mind nagu nii palju juhtinud kogu tõesse, et mis on nagu päriselt oluline. Et päriselt ongi oluline see südamehoiak ja see avatus ja see armastus, mis on meie sees. Ja palved. Ma olen hakanud iga päev palvetama. Ma olen hakanud Jumalat ülistama. Ma kogen Jumalat iga päev enda juures. Ma tunnen, kuidas mul on palju lihtsam enda ümber inimesi armastada. Isegi neid inimesi, keda on võib-olla raske armastada. Ma tunnen, et kuidas Jumal töötab minu südame kallal väga tugevalt ja mul on lihtsam andestada, kes ma olen praegu kõigile andestanud, kes minu elus on kuidagi mulle liiga teinud ja kindlasti ei ole mina ise ka olnud ideaalne ilma Jumalata. Aga ma nüüd näen, et Jumala armastus on kõige ülem. Ja kui see täidab inimest, siis on tegelikult väga lihtne armastada inimesi enda ümber. No mõeldes Taalia peale, kus tema on täna ja natuke teades, kust on tulnud, tõsi, mina kohtusin temaga võib-olla esimest korda siis, kui ma ütleks nii, et ikkagi Jumala vaim oli temas nagu näha, Jumala vaim juba tegutses temas. Aga nendele, kes tulevad sellistest vaimsustest ja on ka samamoodi koguduses, kus juures Taaliaga üsna samal ajal üks teine naine tuli kogudusse samasugust taustaga ja ühel hetkel ma nagu nägin tema elus silmavaatest ka, et nüüd on midagi muutunud, Jumala vaim on tema sisse elama asunud.
aga tuli samamoodi nagu sellele minevikule, sealt ei ole nii kerge välja tulla üldse, ega see ei käi nihukese hopsuks, seal käib võitlus, seal käib ikkagi ju elu ja surma peale võitlus. Et mida ma nagu julgustaks sellistel hetkedel vaadates Taalia peale ja mõeldes teistele sellistele lugudele, on ikkagi mitte tagasi vaadata, mitte proovida kuidagi moodi, et äkki, sest alguses võib see elu minna raskemaks, võib minna kõik keerulisemaks, võib tulla palju hirme ja Taalia läks mingitest hirmudest läbi ja sa lähed ka mingisugusest võib-olla suhete kaotusvalust läbi, sest et osad inimesed, kellega sa oled varem kokku puutunud, enam ei taha sinuga midagi tegemist teha. Ja eriti, kui need on mingid lähiperekond näiteks, et see on nagu väga-väga raske, väga keeruline, aga ikkagi minna nagu edasi, püsida selles, mida siis nagu Jumal teeb ja hoida sellest kinni, minna sellest nagu seinast mingis mõttes läbi ja kindlasti mitte seda üksi teha, et see, kuidas Taalia ümber ikkagi kogudusse inimesed ja selline kogukond tekkis väga kiiresti, sest ta on ka ise väga hea suhtleja, mõned võib-olla ei ole nii head suhtlejad ja siis on nagu ka oluline, et kogudus võtab nad nagu rohkem ja nagu päriselt selline jüngerlus, selline koos kõndimine, koos palvetamine, isegi mitte alati, meil ei ole ju vastuseid anda, aga koos minemine. Et ma nagu julgustaks väga, et ikkagi inimesed, kes on nendes võitlustes ja nendest läbi minemas, et seal tuleb nagu kõik mängu panna. Ja see alistumine on see võti, mida nagu ma nägin Taalia puhul nagu nii selgelt, tema oli valmis nagu alistama oma elu, alistama kõik oma inimlikku lihtsalt Jumalale ütlema, et ma olen valmis nagu kõik ära, ma olen valmis nagu kõigest loomas. See on nüüd see, mille nimel ma tahan ülejäänud oma elu nagu elada. Ja tänu sellele võib-olla see protsess ka on tegelikult ikkagi väga kiire olnud, et paljudel see võitlus kestab kauem, et ma nagu julgustaks seda. Ja ikkagi see kogudus seal ümber, et Taalia puhul ka, et need inimesi, kes ta ümber tekkisid ja kohe väikegrupid ja sellised kasvukeskkonnad ja on näha, et seal ta hakkas nagu kasvama kuni selleni, et tegelikult tänaseks ta on abielus meil ühe koguduse liikmega ja Taalia puhul oli näha, et see on nagu eriti oluline ikkagi ja see ongi oluline, et leida enda siis eluaegne abikaasa ka kogudusest, keegi, kellega ta jagab samu väärtusi, sama usku, et siis kui ka tulevad eluraskused üheskoos, et siis ikkagi on see kese paigas, me teame, kellesse me usume, me teame tänu kellele me oleme koos ja kellega koos me läheme siit edasi. Et ma arvan, et see niisugune pilk Jeesusel ja kogukond enda ümber, kellega koos minna, et need on nagu need kõige põhilisemad asjad, et ja mitte ja panna ikkagi seesama, panna need uksed kinni, mis nagu seda kuskilt need eelmine elu püüab nagu kuskilt nagu sisse tulla. Et ma tahaksin teile kõigile südamele panna, et kõige tähtsam armastus ja esimene armastus peaks ikkagi olema Jumalaga, et Jumal on päriselt olemas. Teda ei ole mitte keegi näinud oma silmaga, aga Jumal on armastus ja armastust me saamegi ainult kogeda. Ja see kogemus, mida mina olen saanud ja see, kuidas Jumal on minu elu täielikult muutnud ja kuidas ma olen nüüd päriselt ka inimeste kaudu kogenud nii teistmoodi armastust, seda on võimatu lihtsalt sõnadesse panna täielikult. Et leidke kõigepealt enda südames Jeesusele koht. Leidke tema armastus ja hoidke oma süda talle esimeseks armastuseks ja siis kõik muu. Ja siis kõik muu loksub paika, sest nagu Piibelgi ütleb, et taevane isa teab, et te seda kõike vajate, aga esmalt otsige issanda kuningriiki. Seda kõike antakse teile pealegi. Ja täpselt nii on ka, mida rohkem me issandat igatseme, mida rohkem me talle aega leiame, siis Jumal tegelikult näeb kõiki meie soove. Ta näeb kõiki meie unistusi ja isegi praegu. Ma teadsin täpselt juba aastaid tagasi, mida ma väga-väga soovisin. Juba 7-8 aastat tagasi ma panin kõik kirja, aga need ei täitunud, sest mu elus ei olnud Jumalat. Aga nüüd ma näen, et kõik asjad on täiesti pöördunud ja kõik mu unistused hakkavad täituma ja on juba praegu täitunud. Nii et suur tänu, Jeesus. Täna näeb Taalia elu välja hoopis teistsugune. Enam ei juhi teda armastuse otsing, vaid usk ja Jumala armastus. Ta elab nüüd rahus, teenides Jumalat ning ta ei otsi enam teiste heaks kiitu. Tema lugu tõestab, et ka murtud süda võib saada terveks, kui armastus tuleb tõelisest allikast, Jeesusest Kristusest.
See on Taalia 180-kraadine lugu tühjusest täiuseni, otsimisest leidmiseni.